Nüüd saan aga tervitada meie tänaseid esimesi paneliste, keda kõiki ühendab üks. Nad on läbinud õpilasfirmade programmi. Mart Vainu juhib täna koguni 2 ettevõtet. Stadi ja Edu pakub Eesti gümnaasiumitele rahatarkuse e-kursusi. Mardi õpilasfirma Magusad küsimused tegeleb aga šokolaadidele trükitud lustliku Eesti teemalise mängu tootmise ja müügiga. Tere, Mart! Tere, tere! Marilyn Berg on õpilasfirma Münt tegevjuht. Tema ettevõte toodab ja turundab keskkonna ning tervisesõbralikke hambapesutablette. Eelmisel aastal pälvis ta õpilasfirmade konkursil 2. koha ja tegutseb edukalt edasi ka pärast programmi lõpetamist. Tere, Marilyn! Tere! Kaisa Kumpas on õpilasfirma EHA tegevjuht. EHA toodab mööblifirmade puidujääkidest disainivalgusteid. Ettevõte tegutseb samuti edukalt edasi aasta pärast õpilasfirma programmi lõpetamist. Tere, Kaisa! Tere, Viktoria! Hakkame siis kohe sellest peale, mis teid kõiki ühendab. Ning esimesena tahaksingi uurida, mida on õpilasfirma loomise kogemus teile üldse andnud, mis on võib-olla need suurimad õppetunnid, mis te sealt endaga kaasa võtsite. Palun, Mart, mis sa arvad? No, mul on kõige rohkem meeles üks konkreetne sündmus, kui me õpilasfirmat tegime. Me käisime laatadel hästi palju ja mul on meeles, kuidas me käisime Hansa laadal Tartus. Ja see oli niimoodi, et sa võtad inimesed, kes kõnnivad sinust mööda, sa ütled neile tere, räägid enda tootest. Ja kui ma rääkisin ühele naisterahvale meie tootest, siis ta ütles, et väga põnev toode. Ma tahaksin seda meie tervele ettevõttele sellise eritellimusena. Ja siis ta andis oma visiitkaardi, kus oli kirjas Coop ja juhatuse liige. Ja ta oli täiesti võõras inimene tänavalt, ma lihtsalt hakkasin temaga suhtlema ja lõpuks tuli välja, et ta on Coopi juhatuse liige ja tänaseks on Coop meie kõige suurem klient. Ja mida see mulle õpetanud on kogu aeg see, et ma ei saa kontrollida kunagi lõpptulemust, et kuidas mul läheb, aga ma saan kontrollida oma panust, et kui ma suhtlen inimestega, kui ma helistan, teen müügikõnesid, suhtlen klientidega, arendan toodet, siis see tagab selle, et lõpuks läheb hästi. Et seda ma olen kogu aeg niimoodi aastast aastasse rakendanud, et kui ma ise pingutan, näen vaeva, siis küll lõpuks läheb hästi, tuleb see mingi juhatuse liige kõnnib ikka mööda kuskil. Aitäh! Marilyn, mis oli sinu jaoks võib-olla kõige raskem osa õpilasfirma tegemise juures ja kuidas sa sellest siis üle said? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et kõige raskem oli algusest peale see teadmine, et me tahame teha päris ettevõtet, mitte siis saada lihtsalt uurimuspraktiline töökirja. Ja see tähendas ka seda, et me pidime üsna tihti seadma siis ettevõtte näiteks ka koolidest ettepoole ja just see aja planeerimine võib-olla, et jõuda kõik samal ajal tehtud, ka siis isiklikus elus oli kõige raskem. Aga eks sa aja peale õpid seda paremini tegema ka. Ja võib-olla ma tooksin Mardi jutule lisaks, et ma nõustun kõigega, mis ta ütles ja ma tooksin veel välja, et võib-olla mina õppisin kõige rohkem oskuse küsida, sellepärast, et kui sa oled kuskil uus, siis teed midagi uut, siis sul tuleb kindlasti palju hetki, kus sa ei tea, mida edasi teha, aga tegelikult sul ei ole mitte midagi kaotada, mitte ükski küsimus ei ole loll küsimus ja ära karda siis pöörduda endast targemate poole, et see on tegelikult väga-väga palju uksi meile avanud ka ettevõttes, et oskus küsida. Seda on ainult rõõm kuulda. Kaisa, kuidas sinu jaoks õpilasfirma programmi kogemus oli, mis õppetunde sa endaga kaasa võtsid, kas sa üldse soovitaksid noortel seda läbida? Ja loomulikult soovitan, et see on tohutu kogemus, mis sa sealt saad, just see ettevõtlusmaastikule sisse sulandumine, kuidas sa teed kõike ja kui sa pärast selle siis päris ettevõtteks teed, sa saad veel rohkem seda kogemust, aga samas sul on põhi all ja õpilasfirmas sa saad kõike teha väga turvaliselt, sest et sul on väiksed rahad mängus, sa ei riski nii palju, aga ometi sa võtad mingisuguse riski ja ma arvan, et see riski võtmine ja julgus teha, mis sulle meeldib ja uskuda sellesse, mida sa teed, on see, mille ma kindlasti kaasa võtan. Super! Mart, kuidas sinu ettevõtetel täna läheb ja millised on tulevikuplaanid?
No praegu üks asi on see magusad küsimused, sellega me niimoodi enam aktiivselt ise ei tegele, et lihtsalt kui olemasolevad kliendid tellivad midagi lisaks, siis me loomulikult ütleme jah, aga praegu on fookus sellele, et õpetada üle Eesti rahatarkust, ehk siis me alustasime eelmisel aastal sellise rahatarkuse valikainega, mida me õpetame praegu üle 30 Eesti keskkoolis, gümnaasiumis ja sellel ongi see fookus, sest me kõik õpetajad me usume hästi sellesse, et kui õpilased on rahatargad, kui nad oskavad enda rahaga teha häid otsuseid, siis neil on tulevikus parem elu 100%, teadmised, kuidas laenud töötavad, kuidas eelarvestamine töötab, kuidas investeerimine töötab. Me usume, et kui me seda õpetame, siis see viib õpilased ka elus kaugemale. Ja sellepärast sellel ongi praegu fookus. Praegu on 30 kooli, me tahame jõuda veel rohkematesse koolidesse, et järjest rohkem õpilasi aidata sel teemal. Et seal on mu fookus. Väga äge, et pikalt ja suurelt ette mõtled. Marilyn, kuidas oli sinu jaoks siis õpilasfirmast üleminek päris ettevõtteks? Et mis olid need kõige suuremad muutused ja kas on olnud mingeid üllatavaid väljakutseid? Jaa, et tegelikult see üleminekuperiood oli meil päris kiire, et kohe kui õpilasfirma programm sai läbi, siis me hakkasime juba mõtlema pikemalt ette. Ja kogu siis järgmised pool aastat me tegelesime sellega, et me saaksime oma tootmise korda. Et kuna me põhimõtteliselt tootsime käsitsi enne ja me teadsime, et see ei ole jätkusuutlik, siis me pidime leidma teise variandi. Ja siis poole aastaga kolisime oma tootmise täiesti välismaale. Nüüd me põhimõtteliselt ostame seda sisse allhankena ja see oligi tõenäoliselt suurim üleminek. Ja hetkel siis meil väga vedas, et lisaks õpilasfirmale meil olid ka teised võistlused samal ajal ja me tegelikult jõudsime välja sügiseks ajujahti, kus me siis hetkel oleme 10 parima tiimi seas ja just ajujaht on meil aidanud väga palju viimasel ajal kasvada. Jah. Vau, super äge. Kaisa, kas sinul oli ka see üleminekuperiood nii suurte muutustega või mitte ning kas praegune olukord on ka kuidagi mõjutanud teie tootmist? Meil üleminekuperiood oli üsna õpilasfirma Euroopa võistlusega samal ajal, nii et tegime selline 2 rindel korraga. Et kõik oli korraga, aga samas me toetasime üksteist ja saime hakkama sellega ja nüüd oleme väga rahul sellega, nõudlus oli kogu aeg olemas, nii et tegelikult ei olnud keeruline minna õpilasfirmast üle O1. Hetke olukord, kuna meil on olnud veebis suur osa müügist, siis väga ei mõjuta ja kuna me kõik lõpetame praegu gümnaasiumit, siis oleme natuke tuure maha võtnud, aga peale gümnaasiumit, kui ülikooliga on asjad selged, siis võtame kindlasti järje üle selle. Väga äge. Mart, mis sa arvad, kas õpilased saavad juba praegu ka midagi teha selleks, et tulevikus olla rahaliselt edukamad või teadlikumad, et mingid soovitusi, mida siis juba kooli kõrvalt võib-olla teha? Kindlasti. Esiteks on see, et me praegu ka, meil on üle 700 õpilase, kellele me õpetame rahatarkust ja mis tuleb välja on see, et kui sa teed ülevaate oma tuludest ja kuludest, et sa lihtsalt vaatad, et kui palju ma eelmisel kuul raha kulutasin, siis see automaatselt kuidagi tähendab seda, et sul jääb rohkem raha üle. Et see on niisugune väike häkk, mida ma soovitan, et lihtsalt tulud-kulud kirja panna ja see töötab, kuidagi see töötab, sul jääb rohkem raha üle. Teine asi on mõelda sellele, et on olemas selline asi nagu inimkapital. See tähendab seda, et sinu haridus, sinu oskused ja sinu kogemused, mida kõrgemad sul need on, mida suurem on su inimkapital, seda rohkem palka on sul võimalik tulevikus teenida, seda rohkem vabadust sul on näiteks liikuda ühelt töökohalt teisele. Et ma soovitan kasvatada enda inimkapitali, mis on just haridus, kogemused, oskused. Selleks võib lugeda raamatuid, võib võtta e-kursuseid, kõike seda. Ja kolmandaks on uurida investeerimise kohta. Ja just sellepärast, et mida varem sa alustad investeerimisega, seda rohkem aega saab see investeering kasvada ja on selline asi nagu liitintress, kus raha hakkab põhimõtteliselt ise ennast kasvatama, et on sisuliselt nagu õunapuu, et sa paned selle seemne mulda ja ta lihtsalt hakkab kasvama. Et sellepärast on see investeerimine selline asi, millega võiks võimalikult varakult alustada. Kuidas seda teha? Me praegu üritamegi valikainega koolidesse jõuda, mis on
finantskirjaoskus.ee/õpilasele, et sealt võib selle valikaine kohta teada saada. Aga muidu raamatud, mida ma soovitaksin, on Rikkaks saamisõpik Eestis ja siis Rahaedu põhimõtted on selline raamat, et sealt saab hästi häid teadmisi selleks, et kuidas enda rahaasjad korda saada, kuidas tulevikus paremat rahalist elu elada. Aitäh põhjaliku ülevaate eest. Ma loodan, et te kõik kirjutasite üles Mardi soovitused. Marilyn, kas sa arvad, et on mingeid isikuomadusi, mida õpilased saaksid praegu juba arendada, et olla tulevikus edukamad ettevõtjad? Jaa, kindlasti, et minu arvates kõige olulisem oskus, mida mul on vaja läinud, on probleemide lahendamine. Ehk siis tegelikult ettevõte koosnebki kogu aeg probleemide lahendamisest, nende analüüsimisest ja siis arenemisest. Ja samuti ma tooksin välja, et väga oluline on kogu aeg asju testida, mõõta ja jällegi siis selle pealt teha uusi otsuseid ja areneda. Ja võib-olla viskaksin õhku ka sellise mõtte, et sinu ettevõte on täpselt nii edukas, kui palju sa ise sellesse usud. Ehk siis on väga oluline, et sa teeksid kõike just kirega, sest et sa tõenäoliselt ei saa maha müüa midagi ei investoritele, kohtunikele ega ka kliendile, kui sa päriselt ise ei usu sellesse. Nõustun sellega täielikult ka omast kogemusest. Kaisa, mis sa arvad finantsvabadusest? Kas see on asi, mille poole sina püüdled või oled sa selle juba äkki saavutanud? Ma ei saa kindlasti öelda, et ma olen finantsvabaduse saavutanud. Kohe tudengina või peatse tudengina, siis kindlasti ei ole finantsvabadus see, mis oleks praegu prioriteet number 1, aga kindlasti ma püüdlen selle poole ja tulevikus ma proovin finantsiliselt saada iseseisvaks juba niipea, et praegu veel päris ei ole, aga kindlasti asi, mille poole püüelda ja mille peale mõelda. Aga oskad sa äkki välja tuua, millised on need sammud, mida sa praegu juba teadlikult teed, et tulevikus saavutada? No see on õpilasfirma aitas kindlasti pani alguse sellele, aga erinevad tööotsad kuskilt kooli kõrvalt ja siis tulu, mis sa saad, siis selle investeerimine, kogumine ja kogumine ka siis investeerimisena, et muidu ta ei kasva seal, on ju. Et selline oma teadmiste pagasi suurendamine on praegu see, mida ma teen kõige rohkem ilmselt. Väga äge. Meil on tulnud vahepeal ka kuulajate küsimused, seega Mart, kas sa tegeled enda ettevõtetega täiskohaga või hoopis poole kohaga ja võtad sinna kõrvale mingeid muid projekte? Pigem ikkagi, mida ma eelmiste ettevõtetega olen näinud, on, et see fookus on hästi tähtis, et see, kui ma suunan fookuse ühele projektile, siis see läheb palju edukamalt versus see, et ma teen ühte asja niimoodi poole kohaga, teist asja poole kohaga, lõpuks ei tee päris mitte midagi. Et selles mõttes on fookus üsna konkreetne, et ma pigem ja igapäevases töös ma üritan täpselt samamoodi, et kui ma näiteks nüüd otsustan, et olgu, ma nüüd suhtlen koolidega, siis ma panengi telefoni notification'id kinni, Messengeri kinni ja 1-2 hästi põhjalikult teed ühte asja ja siis liigud järgmise asja peale. Et vastus pigem suunan fookus ühele asjale ja ma usun, et see aitab hästi palju, kui fookus on olemas. Kindlasti. Marilyn, kas sinul on lugu samamoodi või erineb see kuidagi Mardist? Ma arvan, et ta tõi väga õiged punktid välja, et mina lõpetan ka praegu gümnaasiumit ja ma tegelikult enda pealt näen, et ma suunan ikkagi põhifookuse isegi praegu oma ettevõttesse, sest et ma näen, et see lihtsalt annab mulle praegu nii palju rohkem. Ja ma arvan samuti, et mitte teha asju siis nii-öelda pooleldi, vaid pigem võtke üks kindel fookus, tehkegi seda täielikult, prioritiseerige see ja see viib palju kaugemale lihtsalt edasi. Aga kui sa gümnaasiumi lõpetad, kas sa plaanidki täiskohaga jääda tööle enda firmasse või ikkagi jätkad haridusteed? See on väga hea küsimus ja see kõik on veel lahtine ja sõltub sellest, mis on üldse olukord maailmas ka sügisel, aga hetkel on väga suur võimalus, et ma võtan vaheaasta või et me tiimis võtame vaheaasta
ja siis üritame lihtsalt võimalikult palju panustada münti. Üliäge. Ma loodan, et teil läheb hästi ja saategi siis täiskohaga seal jätkata. Kaisa, kuidas sul on? Kui suure koormusega sina hetkel enda ettevõttes töötad? Nagu eelnevalt mainitud, siis pole mõtet teha poole kohaga asju, nii et me hetkel võtsimegi firmaga fookusesse oma õppetööd ja siis lubasime üksteisele, et suvel, kui kool on lõpetatud, ülikoolidega on asjad selged, siis võtame käsile selle, et päris soiku me muidugi ei lase firmat, aga lihtsalt praegu on kõigi fookus koolil. Mõistlik. Kõigepealt ikka üks asi lõpuni teha. Mart, milline on olnud sinu ettevõtetes kõige raskem periood? No, raskem periood, esiteks ma arvan, ettevõtluses on kõige tähtsam sinu enda vaimne tervis, et see, kui sa oled ise stressis ja pinges, siis seda on kohe tunda, kui sa suhtled klientidega, kui sa suhtled koostööpartneritega, siis on koheselt tunda seda, kui sul ei ole endal hea tuju ja see viib kohe tulemused alla. Ehk siis ma arvan, et kõige raskemad perioodid ongi need, kui sul ei lähe pikka aega hästi ja siis, näiteks näite tuua, et me üritasime ühte startupi püsti panna, tegelesime sellega 8-10 kuud ja lõpuks ei läinud tööle, aga loomulikult on see mõjub halvasti, aga samal ajal, kui sellest saad üle ja sa võtad sellest need õppetunnid, mis sa sealt said, liigud sealt edasi, siis see tõstab seda tugevust ka. Et üks väike häkk, mis ma annaksin veel kuulajatele juurde, on see, et panna endale selliseid väikseid väljakutsed, et näiteks ma käisin tänu sõbrale Martenile just nädalavahetusel jääaugus esimest korda, jumalast äge, siis ma olen külma duši all käinud hommikuti jooksmas mingi -20-ga, et sellised väiksed asjad annavad sulle seda tugevust juurde ja kasvatavad seda vaimset tervist ka, et ma suudan selliseid asju teha ja see on see asi, mis ma soovitaks, et proovi ühte sellist väljakutset, selline, mida sa saaksid kohe näiteks homme juba teha, et mind need hästi aitavad. Üliäge soovitus. Ma küsiks ka Marilinilt, et mida sa veel lõppu noortele soovitaksid, kas siis õpilasfirma programmi raames või üldse enda tuleviku jaoks midagi head, mida nad saaksid kohe praegu ära teha? Kindlasti võtke osa õpilasfirma programmist, et isegi kui te ei tea, kas see ettevõtlus on päriselt see, mida te tulevikus teha tahate, siis see aastane kogemus paneb kohe kõik paika ja see on lihtsalt just nagu Kaisa ka rääkis, et see on nii hea võimalus nii-öelda väikeste summadega ja riskivabalt proovida ettevõtlust. Et ärge kartke, võtke kõikidest võimalustest viimast, mis teile antakse ja just suhelge võimalikult palju inimestega, sest et kõige suurem asi, mis ma sellest kaasa olen saanud, on see suhtlusringkond. Ülitore. Kaisa, kas sul on ka lõppu veel lisada mõni nõuanne, võib-olla raamatu, podcasti soovitus, mis iganes? Et neid ei oska nii täpselt soovitada, aga ma soovitan olla julge, katsetada ja just see aitab aru saada, mida sa tulevikus teha tahad. Ja nagu proovidagi, nagu Marilyn ütles, võtta viimast kõigest, sest et sa pead nautima seda, mis sa teed ja sa pead uskuma sellesse. Aitäh teile nii põneva vestluse eest. Mina sain küll väga palju inspiratsiooni. Ma loodan, et kõik noored said ka julgust, et võtta osa õpilasfirma programmist. Ning aitäh, et leidsite selle aja, et meiega siin täna olla ning mõnusat päeva jätku teile ja edu tegemistes. Aitäh! Aitäh!